Tere taas, mina olen Reijo ja tänases videos jätkame AX Pro turvasüsteemi seadmete lisamisega. Nagu näha, mul on siin väga palju erinevaid seadmeid. Eelmises videos panime kokku AX Pro turvasüsteemi ja ühendusime selle ära ka HIK Connect mobiiliäpiga, et sealt siis seda kontrollida. Nii et kui sa seda veel näinud ei ole, kui sa ei tea, kuidas seda täpselt teha, siis kindlasti mine vaata see video üle. Link on kuskil siin üleval ka ja video allkirjelduses ka kindlasti. Aga kui sul see üldine süsteemi seadistus on selge ja tahad lihtsalt mingeid lisaseadmeid lisada, siis hakkame pihta. Mis mul siin laua peal on? Mul on siin taga valmis AX Pro peajaam, mis on siis ühendatud minu HIK Connect mobiiliäpiga. Juhtmetade taga siin kinni praegu. Siis on siin komplekt erinevaid lisaseadmeid, alates siis juhtmeta numbriklahvistikust, siis on meil KeepCardi lugeja, kuhu me siis saame ühendada selle KeepCardi ja selle siis väikse siukse asja. Ja siis on veel kõler olemas, siin keskel on ka kaameraga liikumisandur, mida me seadistasime juba eelmises videos üles, nii et kui sa tahad seda konkreetset isendit seadistada, siis vaata ka kindlasti eelmist videot. Siis on veel kaasas kantav selline paanikanupp, kiirklahvidega nupustükk ja viimaseks on meil siis veel üks liikumisandur. Ja muud midagi, kui et hakkame pihta, ma arvan, et esimese asjana võtamegi selle liikumisanduri, võtan ta siit pakist välja. Siin karbis on meil loomulikult olemas siis paigaldamiseks vaja minevad kruvid. Need on ka igas teises siin karbis olemas seadmetel, mis vajavad muidugi paigaldamist. Ja liikumisandur ise näeb välja selline. Kuidas me nüüd teda ühendama hakkama on see, et me peame ta kõigepealt sisse lülitama ja selle jaoks peame siit otsast muutri siis välja kruvima. Ja siin on siis näha üleval on üks meil off-on lüliti. Paneme selle siis, lülitame sisse. Ja nüüd, kui seade on sees, siis selleks, et ühendada seda meie AX Pro siis peajaamaga, võtame välja HIK Connect mobiiliäpi. Läheme device seadmete alla, paneme siia pluss märgi peale ja nüüd me peame siis leidma ühe QR-koodi, mida skaneerida. Ja kui sa panid tähele, siis kui sa selle paneeli lahti tegid liikumisanduril, siis selle paneeli tagumisel küljel on üks QR-kood. Seda me skaneerima hakkamegi. Nii, vaatame, kas ta tunneb ära, tundis ära. Ja täpselt nii lihtsalt tundis meie peajaam ja mobiiliäpp siis selle seadme ära. Kõikide teiste seadmetega on täpselt sama loogika, neil kõigil on selline tagumine paneel, mille peab siis lahti kruvima, sealt siis selle seadme sisse lülitama ja siis QR-koodi skaneerima. Ehk süsteem iseenesest on väga lihtne, aga sellegipoolest ma näitan siis kogu nende seadmete ühendamise siis ära. Aga mida me selle liikumisanduriga siin teha saame, on see, et me saame siis määrata talle mingit ala, sõltuvalt siis sellest, millises ruumis, kontoris, alas, mis iganes ta on. Kui sul on süsteemiga ka näiteks turvakaamera ühendatud, siis saad ka liikumisanduriga selle turvakaamera ühendada, mis siis peaks tähendama seda, et kui liikumisandur tuvastab mingit liikumist, siis turvakaamera hakkab automaatselt salvestama. Saad ka muuta siis anduri tundlikkust, praegu ta on auto peal, siin on valikud high või pet ehk siis koduloom. Ma praegu täpselt ei ole kindel, et kas see pet valik tähendab seda, et kui sul on see valitud, siis ta ei tuvasta koduloomi ära või siis just vastupidi, et siis ta tuvastab neid ära. Et seda pead võib-olla ise katsetama. Aga siin on veel väga palju erinevaid seadeid, ma kõikidest nendest ei hakka üle minema. Lähme edasi järgmise seadme juurde, järgmine seade võtame siis näiteks selle kiirklahvistiku. Samamoodi võtan selle pakist välja ja vaatame, mis siin sees on. Siin pakis vaatab mulle kohe vastu selline väike rõngas. Ma eeldan, et selle sa saad siis panna endale võtmehoidjatesse, et ta oleks sul kogu aeg ilusti kaasas. Ja siis kiirklahvistik või pult täpsemalt näeb ise välja selline. Ta on 4 nupuga, küll aga tegelikult saab siin kombineerida erinevaid nuppe, ehk siis tal on reaalselt rohkem kui 4 nuppu. Ja selle ühendamine käib siis jällegist väga lihtsalt. Siin tagumisel paneelil on QR-kood, mida siis skaneerime telefoniga. Ehk siis võtame jälle lahti HIK Connect mobiiliäpi, lähme seadmete alla, vajutame pluss ja skaneerime. Nii. Siin ta palub siis meil vajutada suvalist nuppu. Vaatame, mis saab. Ja nii lihtne see täpselt oligi. Nüüd see pult on otse ühendatud siis minu kasutajaga ehk kasutajaga, kellega sa registreerid seda pulti. Loomulikult saab ka siin muuta puldi omanikku ja lisaks sellele, nagu ma enne juba mainisin, siis saab siin ka lisada väga palju erinevaid nupukombinatsioone. No kas just väga palju, täpsemalt 4 erinevat kombinatsiooni ja siis 2 põhinuppu saab ka
ümber seadistada. Ja need seadistatavad nupud on siis näiteks sellised, nagu sa praegu siin näed. Vot nii, rohkem siin väga midagi ei olegi. Saad muidugi sisse-välja lülitada selle ja sellega lähme edasi järgmise seadme juurde. Nii, ma arvan, et järgmiseks võtame siis paanikanupu. Teeme jällegist lahti. Siin sees vaatab mulle vastu randmepael. Ehk siis mugav kaasas kanda. Ja siis paanikanupp. Siuke suht pisike. Ja selle ühendamine on siis loomulikult täpselt sama lihtne ja loogiline. Siin taga on ilusti QR-kood näha, siin rohkem neid ei ole. Paneme oma HiConnect äpis uuesti siis seda plussmärki. Skaneerime QR-koodi ära ja nagu ikka, siis ta palub, et me hoiaks nuppu all. Vaatame, mis ta teeb. Ja tehtud ongi, vaatame kiirelt üle ka, et mis seaded meil siin on. Jällegist saame jälgida, et mis alasid ta kontrollib, ehk siis kui me seda paanikanuppu vajutame, et millistel aladel siis see alarm tööle hakkab. Võib-olla oluline veel teada oleks see, et me saame siis sisse lülitada vaikiva alarmi, mis tähendab lihtsalt seda, et paanikanupu vajutamisel ükski seade häält tegema ei hakka. Jällegist, kui sul on AX Pro süsteemi ühendatud ka mingid muud turvakaamerad, siis saad ühe turvakaamera ka siis selle paanikanupu ühendada, ehk siis paanikanupu vajutamisel hakkad nägema seda pilti. Vot, et see on niisugune väga lihtne ja konkreetne vidin. Ja lähme aga edasi, 3 tükki on veel jäänud, võtame järgmiseks siis selle kõlari. Vaatame, mis siit seest tuleb. Tuleb kõlar. Loomulikult paigaldamiseks ka igast kraami. Ja selle ühendamiseks siis jällegist vaja seda tagumist QR-koodi skaneerida. Enne aga ma võtan selle tagumise paneeli üldse ära, sest et meil on vaja ka see seade sisse lülitada. Nii et kruuvime aga selle lahti. Käib üsna lihtsalt ära. Ja siin, no mul oli enne tükk tegemist otsimisega, et kus see on-off lüliti on, aga tegelikult täiesti olemas. Ta on üsna pisike ja ma loodan, et siit on näha, et siin on off ja on, ei tea, kas ma lugesin õigesti, jah, off ja on märgistus, väike nupuke ka, lükkame selle hops üles. Ja nüüd ta on sisse lülitatud. Proovime ühendada teda praegu. Vaatame, mis ta teeb. Ja olemas, nii lihtne see oligi. Nüüd võid selle tagumise paneeli siia rahulikult peale tagasi kruvida. Rohkem sul seda vaja ei lähe. See konkreetne seade annab siis helisignaali, kui on toimunud alarm. Et siin me saame muuta alarmi volüümi. Praegu panin 0 peale, vaat mis see maksimum on, 3 vist, jah. Ja siin all saame kohe volüümi testida, vaatame, mis ta teeb. No teeb korralikult häält. Saame valida, kui pikalt see alarm kestab, mis see maksimum on. 15 minutit on maksimum. Miinimum on siis umbes, jah, miinimum on 10 sekundit ja nagu ikka, siis saab ka seda seadet panna siis mingile konkreetsele alale või siis kõikidele alale. Mida ma enne unustasin tegelikult mainida, on see, et kõikide nende seadmete nime saab ka muuta siit selle nime kõrvalt, kui sa vajutad selle asja peale siin. Ja siis saad siia ükskõik, mis nime panna. Et nii on võib-olla endal natuke lihtsam neid asju organiseerida. Ja selle seadmega siis kõik. Eelviimaseks seadmeks on meil siis kiibilugeja. Võtan kohe siit välja. Loomulikult paigaldamise vidinad olemas. Siis siit tuleb ka kaasa päris mitu sellist kiipi ka. Kohe siis hakkame vaatama ka, et kuidas neid ühendada. No vaat. Umbes selline ta välja näeb. Ja siis nagu ikka loodetavasti on kõik need sammud juba selged enam-vähem. Mul on une pealt juba, aga räägin ikkagist üle, et siis seda QR-koodi hakkame siit skaneerima. Teeme vahepeal ka selle tagumise paneeli lahti, et seade sisse lülitada. Sellel kusjuures on suht hea kruvi siin, sest et see kruvi ei tule ära. Ja samas saab paneeli ilusti lahti teha. Aga igatahes nii. Vot ja sisse- ja väljalülitusnupp on meil siin olemas. Lükkame selle üles. On. Ja kohe hakkabki tööle kohe. Vilgub meile siin kollast praegu. Vaatame, kas me saame ka teda ära skaneerida kohe.
ja olemas. Täpselt nii lihtne see oligi, et vaatame, mis me siin sätete all muuta saame. Nagu ikka, siis saame määrata talle mingi ala. Saame siis määrata ka selle, et mitu korda ma võin näiteks mingi suvalise, mis ei ole sellega üldse ühendatud kaardiga, siis seda proovida ühendada, enne kui ta automaatselt lukku keerab ennast. Praegu ta on 3 on miinimum ja 5 on maksimum, siis okei. Ja kui ta ennast lukku paneb, siis saame ka määrata seda, kui kauaks ta lukku jääb. Maksimum on siin 30 minutit, miinimum 5 sekundit. Aga kindlasti su suurim küsimus praegu on, kuidas ma siis kõik need kaardid ja kiibid ära ühendan sellega. Ja see on tegelikult väga lihtne. Lähme settingute alt tagasi AX Pro menüü alla, võtame siit ülevalt paremalt nurgast sätted. Siit valime siis User Management ja siin on siis see valik Card/Tag, vajutame selle peale. Ja kui me tahame nüüd seda kaarti ühendada, siis vajutame siin äppis seda pluss nuppu siin üleval nurgas. Ja nüüd võtame selle kaardi, võtame kaardilugeja ja paneme need kokku. Ja siis vaatame, kas ta tunneb ära ja ta tegi piiksu. See tähendab tegelikult, et ta juba tundis ära. Ja ongi olemas. Praegu ta on siis minu kasutajaga ühendatud, ma saan ka loomulikult määrata selle kaardiga teistele kasutajatele ja siit ma saan ka siis seda kaarti sisse või välja lülitada. Ja täpselt samamoodi ka nende teiste kiipidega. Proovime ühte veel ühendada, panen siia vastu, tundis kohe ära, tegi piiksu, natuke ootan. Ja nii lihtne see oligi, et kui sul on neid kiipe ja kaarte väga palju, siis kindlasti tasub ka nende nimesid muuta, et jällegi sul oleks endal palju lihtsamini see asi organiseeritud. Ja siit lähme tagasi ja ma arvan, et liigume siis edasi meie viimase seadme juurde. Ja meie viimaseks seadmeks on siis klaviatuur, sõrmistik, klahvistik, kuidas iganes sa soovid seda nimetada. Esimese asjana võtame selle pakist välja. Nii, siit võtab meile jälle vastu siis paigaldamise jaoks vajalikud asjad. Ja voilà, siin on siis see klahvistik. Ja kuigi ma tunnen, et ma juba korrutan ennast siin mitmeid kordi, siis jällegist QR-kood on siin taga, seda hakkame skaneerima. Enne jällegist võtame tagumise paneeli lahti, kruvi on siin. Ja sellel seadmel on see sisselülitusnupp natukene rohkem ära peidetud, ta on siin all täitsa peidus. Ja samamoodi siis lükkame selle üles, lülitame selle sisse ja muud midagi, kui et skaneerime selle QR-koodi ära. Olemas ta ongi, et siin jällegist esimese asjana saad nime muuta, saad määratada alale või aladele. Esimene asi, mis mul siin silma jääb, on see, et sa saad valida, kas sa soovid näiteks turvastada niimoodi, et sa ei pea oma parooli panema, vaid et lihtsalt vajutad ühte nuppu. Aga nüüd, kui meil on olemas klahvistik, siis kuidas me saame endale siia parooli tekitada ja see käib siis läbi äpi väga lihtsalt. Läheme jälle settingutest tagasi siia AX Pro peamenüü juurde. Võtame siit ülevalt paremalt sätted, jällegist User Management, User ja siit siis vajuta siis enda kasutaja peale ja siin ongi olemas siis see koht, kus me saame endale määrata siis seda koodi ehk siis vajutame Change Keypad Password ja paneme näiteks 1, 2, 3, 4, 5. Ei soovita küll endale seda parooli panna, ääretult ebaturvaline, aga las ta praegu jääb. Ehk siis nüüd, kui me proovime siit vajutada 1, 2, 3, 4, 5 ja paneme näiteks turvama, siis tegelikult ta toimib, aga praegu ta ütleb mulle igast erroreid, sest et mul on kõik asjad siin laiali ja lahti, aga ta toimib. Kui ma panen näiteks, et ma olen kodus ja et ei ole vaja turvata, vajutan siia, siis ta ütleb, et system disarmed. Vot, ja täpselt nii see toimib. Ma arvan, et sa nägid ise ka siin videos, et ääretult lihtne on kõiki neid seadmeid siis ühendada ja seadistada ja seal muuta igast asju. Loomulikult neid seadmeid, mis tegelikult selle AX Pro süsteemiga saab ühendada, on palju rohkem. Need olid lihtsalt mõned näited ja et sa saaksid ka ise uurida, mis seadmed veel on, siis ma panen siia video alla ka lingi selle jaoks. Kui soovid ka edaspidi meie videosi näha ja igast turvasüsteemidest ülevaateid, õpetusi, uudiseid näha, siis kindlasti pane sellele kanalile ka subscribe ja ära karda ka like jätta, see aitab meid tegelikult väga palju.
sellega mina tänaseks aga lõpetan, aitäh vaatamast ja järgmise korrani!